Tere, minu nimi on Erik Orgu, olen toitumisnõustaja. Täna kohtun Sofiga, kellel on küsimusi toitumise kohta. Ta teeb trenni ja toitub tervislikult, aga siiski soovis ta minuga kohtuda, et paar asja veel üle küsida. Ja kohe lähengi räägin talle täpsemalt siis, kuidas asjad olla võiks. No nii, Sofi, oleme siis siin, et vastata sinu tekkinud küsimustele, mis puudutavad toitumist ja olen valmis. Erik, istume siin ja vaatan seda menüüd, aga ma ei oska nagu midagi valida. Kas ma fitnessi inimesena peaksin jääma sellise klassikalise salati ja mineraalvee juurde või on mul veel muid valikuid? Väga hea küsimus ja paljud inimesed tegelikult on kimpus sellega. Nimelt meie oleme siin pitsa ja pasta kohad, et siin võib natukene raskeks minna, aga õnneks siin on täiesti normaalne selles mõttes, ütleme nüüd tervislikult toituvale inimesele olemas ka toidud on ju. Ja neid me leiame siis enamasti eelroogadest ja grilli alt. Muidugi on olemas ka siin salatid, mis on siin näiteks. Ja siin on ka tegelikult lisandid ja kui sul on näiteks mingisugune kava nüüd, mida sa järgid, siis minu soovitus on see, et sa jääd võimalikult ligilähedale sellele, mis sul siis nii-öelda kavas toidukord olema peaks. Ehk siis kui sul on näiteks midagi juurviljade, köögiviljade baasil, siis on väga lihtne, sa võtad salati, lihtsalt sealt jätad välja siis kõik saiakesed või saiatükid või mis iganes, kui sa võtad näiteks Caesari salati. Ja kui sa tahad sinna kombineerida näiteks süsivesikud juurde, mis on täiesti okei, ja siis sa saad alati lisandite alt valida endale süsivesiku ja süsivesiku sa võid valida vastavalt soovile siis või siis vastavalt valikule ja tegelikult väga vahet pole, et kui sul on süsivesikut vaja süüa, näiteks on trenn tulemas või peale trenni sa tahad siis süüa, siis siit on juba esimese asjana kohe grillitud kartulid rosmariiniga näiteks on ju ja sul ongi süsivesik olemas ja kui sa tead täpsemalt kogust, siis sa võid alati teenindaja käest küsida, kui palju seal on ja siis vastavalt sellele reguleerida, võtta kas 1 või 2 portsu, sellepärast et kui sa tahad toitumiskavas olla, siis tegelikult enamus toidukohtasid ikkagi tulevad vastu sulle. Aga mis asjad täpselt need süsivesikud, rasvad ja valgud on? Sa küsid siis süsivesikute, rasvade ja valkude kohta. Need on siis 3 makrotoitainet ja need on siis sellised asjad, mida tegelikult peaks saama ainult läbi toitumise, sest keha ei ole võimeline ise neid sünteesima. Süsivesikuid me saame põhiliselt köögiviljadest, puuviljadest, juurviljadest, teraviljadest ja kiudainetest ka. Ja järgmise asjana, mis sa siis tahtsid teada, mis asjad on rasvad. Rasvad tegelikult on väga tähtis teada, et jagunevad veel omakorda 3 erinevaks. Nendest tervislikud on siis ladestunud ja ladestumata. Ladestunud rasvasid me saame põhiliselt loomsetest toiduallikatest ja mitte ladestunud rasvasid saame siis põhimõtteliselt taimsetest. On ka hüdrogeenitud rasvad, mis on siis vesiniku abil töödeldud ja enamasti pannakse siis ebatervisliku toidu sisse. Kui me neid rasvu süüa ei taha, siis on väga lihtne, me ei söögi ebatervislikku toitu tegelikult. Ja kolmandaks makrotoitaineks on siis valk, mis siis omakorda koosneb aminohapetest. Ja valku me peaksime sööma tegelikult umbes 30% oma nii-öelda kogu kaloraažist ja see number on päris suur, sellepärast et tegelikult meie kehamassist umbes 15% moodustabki valk. Ja ütleme niimoodi, et kui selle 30% juurde jääda, siis tegelikult see on suht nagu selline optimaalne kogus, et oluliselt alla või üle selle minna pole mõtet ja olenevalt siis sellest, kas me läheme alla või üle, vastavalt sellele me võime teha tegelikult kehale ühte või teistmoodi kahju, ehk siis jätta ennast valgu defitsiiti või siis süüa liiga palju valku, mis siis hakkab koormama näiteks neere. Aga neid dieete ja neid toitumiskavasid on hästi palju erinevaid. Ja mõnes neist võetakse näiteks üldse mõned makrotoitained välja, mõnes süüakse ühte rohkem, süüakse vähem. Kuidas sina näiteks sellesse suhtud? Ma eeldan, et sa siis mõtled neid toitainete gruppe, ehk siis neid makrosid, rasvad, valgud ja süsivesikud ja näiteks Atkinsi dieet või siis see madala süsivesiku ja kõrge rasvasisaldusega toitumine või siis madala rasvasisaldusega. Üldiselt on niimoodi, et teada-tuntud levinud on ju see, et inimene peaks toituma tervislikult ja tasakaalustatult ja kuna me rääkisin siin 3 toitainegrupist on ju,
makrotoitainegrupist, siis tegelikult on ju nii, et kui me mõtleme selle peale, mis asi on tasakaal, siis tegelikult igat seda toiduainegruppi tegelikult peaks sööma umbes 33%. Ja kui me võtame nüüd siin kõrge rasvasisaldusega dieedi või siis madala rasvasisaldusega dieedi, siis tegelikult mis seal tehakse, on ju see, et viiakse üks nendest toitainetest siis kas väga madalale ja siis tänu sellele teised väga kõrgele või siis vastupidi, on ju. Ja siinkohal me ei saa rääkida tasakaalustatud toitumisest. Ja inimesed, kes on minu juurde pöördunud, on väga paljusid selliseid dieete tegelikult jälginud ja selle tulemus ei ole neid tegelikult rahuldanud. Esiteks see jääb lühiajaliseks, eriti kui me räägime sellest, kui võetakse välja süsivesikud, on ju, siis juhtub nii, et energiatase kukub, enesetunne halveneb ja sellega pikka pidu ei ole. Või siis teine variant on see, et kui võetakse välja näiteks rasvad ja lisatakse siis palju süsivesikuid, siis kehakaal näiteks ei hakka kukkuma, sellepärast et keha ei ole loodud niimoodi jällegi funktsioneerima, et üks nendest suurest toitainegrupist ehk siis rasv, valk või süsivesik on täielikult tasakaalust väljas. Kõik peaks olema tasakaalustatult. Seega ma ei suhtu sellesse hästi, kui me hakkame millegiga üle pingutama või siis me hakkame midagi ebavajalikult kärpima. Aga kas tervislikuks toitumiseks ma siis peaksin iga päev nagu mitmed tunnid kodus vaaritama või saab ka kuidagi kiiremini, teinekord kui on kiirem periood, pole aega alati süüa teha? No selle probleemiga seisame me tegelikult kõik aeg-ajalt silmitsi, et meil alati ei ole aega teha seda tervislikku toitu, mis on tegelikult kõige parem, sest me teame täpselt, mida me sööme ja me teame, kui palju me sööme. Aga selleks puhuks, mida mina olen siis soovitanud inimestel teha, on see, et saab tegelikult teha igasuguseid ettevalmistusi, sest kui me nagu kodust täiesti eemal pole, aga samas aega ka pole, siis tegelikult need ettevalmistused on üks asi, mis kindlasti aitab toidu tegemist nagu kiirendada seda protsessi. Ehk siis, kui sa teed näiteks, valmistad ette köögivilju või siis puuvilju või mida iganes on ju, või liha, et siis sa teed neile portsioid valmis ja kui sa tahad alati värskelt ja soojalt seda süüa ja kiiresti, siis on lihtsalt nii-öelda karbist väljavõtmise ja küpsetamise vaev, et sa ei pea kogu seda protsessi alati nullist alustama. Teine variant on see, et kui sa teedki mingit sööki, siis sa teed, ütleme niimoodi, et minu soovitus on kuni 3 päevaks sama söök teha, ehk siis oletame, et täna meil on siis kolmapäev, et täna õhtul sa teed valmis endale nii-öelda neljapäevased ja reedesed toidud, sest tegelikult sinu portsjon arvestades ma arvan, et sul tegelikult ei tule mingit meeletult suuri koguseid valmistada, on ju. Seega sa saad väga vabalt, mitte sa ei pane nii-öelda, kui sa näiteks endale kanarinda praed, on ju, mitte sa siis ei prae ühte, vaid sa praed korraga 2, sest panni peal ju tegelikult ruumi on ju. Riisiga täpselt samamoodi näiteks paned natuke rohkem, köögiviljad tükeldad ette ära, teed salati valmis, on ju, ehk siis sa teed kõik need portsjonid ja asjad valmis. Ja tegelikult kui sa satud ja kui sul pole ka seda aega, et sul toidukarp näiteks kas või jäi koju või sa tõesti lihtsalt ei jõudnud mingil põhjusel, siis samamoodi nagu me video alguses rääkisime, et kui sa lähed välja, sa lihtsalt vaatad, mis sul nii-öelda kavas on ja kui me oleme siis kohas, kus söögikohas on ju, siis sa saad paluda teenindajalt võimalikult ligilähedast toitu. Mina olen niimoodi 10, kui mitte 100 kordi teinud ja alati tullakse vastu ja täpselt kaalu pealt ka ja mõnikord ongi nii, et maksad paar eurot rohkem, aga sa vähemalt sa maksad sellest, et sul oleks tulemused jätkuvalt nii-öelda, et sul ei tekiks mingit lõhet siia rutiini, sa maksad selle eest, et sul on tegelikult energiatase hea, on ju, ja sul on mugav niimoodi, et sa ei pea mingeid olulisi muudatusi sisse viima ja ma arvan, et see on kõike seda väärt. Aga kas tulemuste saavutamiseks ma siis peaksin kandma kogu aeg oma toidukarpe kaasas? No ma ütleks, et tegelikult see on kõige parem variant, sest sa ju tead täpselt, mida sa sööd ja kui palju sa sööd, on ju. Ja isiklikult mina teen seda päris tihti, sellepärast, et kui ma olengi kuskil filmimistel või mingitel muudel üritustel ja eriti siis, kui ma tean, et toiduvõimalused pole kõige paremad, siis mina võtan karbist toidu kaasa, aga muidugi on alati ka see võimalus, et sa lähed väljas sööma kuhugile ja siis hakkad nii-öelda siis teenindajaga läbi rääkima, mida sa sinna taldrikule saada tahad, aga ise toidu kaasa võtmine on tegelikult kõige parem variant. Aga mida sa näiteks soovitaksid mulle, kui ma tahaksin saada lahti magusisust? Mida ma soovitan kõigepealt inimestel teha on see, et hakkake toituma tervislikult. See on tegelikult võtmeelement, et saada lahti magusisudest ja saada need hormoonid, mis siis tegelikult meid panevad magusat sööma. Mõni inimene arvab, et see tuleb kuskilt täiesti suvalisest kohast. Ei, selleks on tegelikult söögiisu ja söödava toidu kogust reguleerivad hormoonid lähevad paigast ära, kui süüa näiteks suhkurt. Seega esimene asi on see, et elimineerida suhkur ja üleüldse ebatervislikud toiduained, mis siis segavad keha optimaalset funktsioneerimist. See on kõige tähtsam, kui see on korras. Sealt edasi tuleb oodata, ma ütleks, et olenevalt inimesest minimaalselt 3 päeva, aga võib ka minna paar nädalat, kuni need hormoonid hakkavad siis jälle niimoodi õigesti töötama. Ja üks asi on veel, et inimesed kipuvad kohe
näksima või siis kurtma magusa isu üle peale seda, kui nad on söönud soolase toidu ära. Aga nüüd ongi siin see koht, et see hormoon, mis siis nii-öelda vastutab meie näljatunde eest, selle nimi on grelin, selle tase on kõige madalam tund aega jälle peale söömist. Seega, kui sa tegelikult kohe võtad magusat peale soolast sööki peale, siis sa jällegi segad selle hormooni tööd iga jumala kord, kui sa mingisuguse kommi, šokolaadi, küpsise või mis iganes asja ära sööd, on ju. Seega minu soovitus on see, et oodata tund aega ja kui siis on kõht ikka tühi, reaalselt mingisugune isu on peal, siis sa järelikult ei söönud seda tervislikku toitu ka piisavalt palju ja siis on aeg süüa jällegi seda tervislikku toitu peale nii palju kui vaja, et lõppude lõpuks see isu ära kaob, sest meie keha tegelikult ei vaja maiustusi. Aga millist mõju avaldab kehale näiteks hommikul mitte söömine või näiteks selline ajutine näljutamine? See mõju ei ole hea, seda ma ütlen sulle kohe ära. Nimelt sellepärast, et keha läheb siis tegelikult stressi seisundisse nagu liiga vähe söömine, ehk siis ebamõistlik toidu piiramine ja ülesöömine, ehk siis liigne toidu tarbimine, mõlemad tegelikult viivad keha ühte või teistmoodi stressi tegelikult. Ja peamiselt, mida nad siis teevad, ütleme liigne näljutamine on siis see, kus need samad hormoonid, millest ma enne rääkisin, tegelikult ühest rääkisin, grelin, see on siis see, mis vastutab meie isude eest, on ju, millal me sööma peaksime ja siis leptiin on siis see, mis vastutab selle eest, et kui palju me sööma peaksime ja need lähevad siis täiesti tasakaalust välja ja siis selle tulemusena kindlasti kaob sul esimese asjana keskendumisvõime, kuna su mõtted on hoopis mujal ehk siis toidu peal ja need toitumist reguleerivad hormoonid tegelikult tekitavadki selle tunde, et sa mõtled kogu aeg toidule ja see on tegelikult signaal kehale, et söö, on ju. Muidugi võivad tulla külmavärinad selles mõttes, et hormonaalses tasakaalus võib olla, mitte ei või olla ja tulla, vaid tulebki mingisugune muudatus tõenäoliselt, on ju, kellel siis langeb testosteroon, kellel see tõusma tõenäoliselt ei hakka, on ju, veresuhkruga toimuvad muudatused, on ju. Et üleüldiselt ebamõistlik nii-öelda toidu ärajätmine siis, kui sa tegelikult sööma peaksid, ei ole üldse tegelikult kasulik ja paljud inimesed ütlevad, et nad hommikul neil pole aega süüa. Tuleb leida mingisugune lihtne variant. Minu soovitus on alati süüa kas või üks puuvili, süüa natukene pähkleid ära vahepalaks, et mul endal toitumiskavas on ka pandud, et inimene võibki selle vahepala panna siis sobivasse kohta, olgu see siis kõige kiirem aeg tema päeva jooksul või olgu see siis selline aeg, kus ta tegelikult väga suurt toidukorda süüa ei taha. Kas ma saan kõik vajalikku kätte tavatoidust või peaksin ma tarbima ka näiteks toidulisandeid? Kui me räägime nüüd toidulisanditest, siis ma eeldan, et sa mõtlesid siinkohal igasuguseid valkusid ja aminohappeid ja selliseid asju, jah? Igasugust pulbreid? Ja pulbreid, ei, neid pole vaja kasutada, sellepärast, et kõik vajalikku sa saad toidust kätte. Ainukesed toidulisandid nii-öelda, mis on siis nii-öelda purgis või pudelis, mis on siis nii-öelda spetsiaalselt ühele asjale keskenduvad, on ju, neid peaks tegelikult tarbima ainult siis, kui selleks on reaalne põhjendatud vajadus, mitte see, et ma arvan, et mul neid on vaja. Ja ainukesed toidulisandid, mis ma ütleks, et meie geograafilisel asukohal on vajalikud, üks nendest on D3 vitamiin, seda me ei saa siis, kui päikest ei paista, meie nahk lihtsalt, meie keha, meie organism lihtsalt ei sünteesi seda ja teine on siis magneesium, mida jällegi inimesed väga palju tegelikult treenivad inimeste higistavad välja ja jällegi toidust ei saada piisavaid koguseid kätte, aga need kogused, mis me juurde peame võtma, need jäävad siis tegelikult igaühe enda vastavalt enda vajadusele, organismi vajadusele otsustada, et neid me siinkohal öelda ei saa, aga kõik muud asjad, igasugused pulbrid ja pudingud ja kapslid ja rasvapõletajad, need asjad on kõik sellised asjad, mida tegelikult pole vaja ja pigem töötavad sinu vastu, sest sa muutud nendest sõltuvateks. Aga kas sa tahaksid siis pigem ütelda seda, et need toidulisandid on naistele kahjulikud? No see oleks, kui ma ütleks, et kõik toidulisandid on kahjulik, et see oleks liiga suur üldistamine ja võib-olla natukene isegi selline negatiivne ja hirmutav, seda ma kindlasti öelda ei taha, aga teatud toidulisandid on kindlasti selles mõttes kahjulikud. Esiteks, kui tekib nendest sõltuvus, ehk siis ei suudeta enam hoida näiteks fookust või energiataset ilma toidulisandi abita või siis osad toidulisandid, mis on jällegi sellised nii-öelda rasvapõletajad, on ju, mis tegelikult selles mõttes seda ei tee, on ju, aitavad lihtsalt väiksema kaloraaži peal nii-öelda hakkama saada, siis nende tulemus võib olla see, et
tekivad inimesel näiteks ärevushäired, kuna seal on liiga palju kohviini või siis mõnda muud sellist nii-öelda organismi ärritajat ja need ei ole ükski ergutaja, need on organismi ärritajad. Ehk siis nad tegelikult panevad meie stressihormooni kehas hoopis laiemad, niimoodi suurelt vohama, on ju, ja tänu sellele oleme me rohkem ärritunud, sellepärast me tegelikult ei saa magada, sellepärast mõnikord inimesed ei suuda normaalselt suhelda, oma mõtteid koondada, rahulikuks jääda, sest me oleme ärritunud ja toidulisandid, need, mis siis nii-öelda on rasvapõletajad või mingil muul moel peaksid aitama meil siis nii-öelda fookust hoida või energiataset hoida, siis need tegelikult on kõik need asjad, mis häritavad keha, mitte ei erguta keha. Ergutama on lihtsalt selline parem versioon, kuidas need reklaamida. Tänan, et vaatasid video lõpuni. Kui sulle see meeldis, siis pane like. Kui tahad rohkem videosid minust näha või siis saan vastata mõnele su küsimusele, siis kirjuta palun see kommentaaridesse. Kui soovid mu toitumiskava tellida, siis mine palun erikorgu.ee